Värskid teateid Raekoja platsilt. Tänase päeva jooksul 8 meetri võrra lühemaks aetud kuusk on taas pikali kukkunud. Brigaadid tegelevad puu püstitamisega, mis tuli veel kord 4 meetrit lühemaks saagida. Seoses sündmustega Raekoja platsil on nüüd ka erakorralise teatega peatselt eetris Vikerraadio, eetris siis Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kelle pöördumise nüüd, ma saan aru, neil hetkil ka üle kanname. Jääme nüüd siis ootama sündmuste edasist arengut ja anname teile kõigest operatiivselt ka teada. Oleme saatnud koha peale ka oma reporteri, kes peatselt annab olukorrast meile ülevaate. Aga veel uudiseid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et puudega inimeste sõiduki parkimiskaartidega äritsemise juhtumeid on ette tulnud ja juurdlus on selliselt välja jagatud kaarte tuvastanud arvukalt. Samas aga toonitab linnavalitsus, et ei näe ilma kaartide sellises kasutamises midagi taunimisväärset. Kui täies elujõus ja materiaalselt hästi kindlustatud inimene ostab endale mustalt turult ilma märgi, siis on tegemist siiski puudega inimesega. Normaalsest käitumisest on asi kaugel. Kui tegemist ei ole füüsilise puudega, siis on selliselt käituval inimesel sügav eetiline puue ja tegemist on nii siis siiski invaliidiga. Nii rumalana on tegelikult raske elada ja ühiskond peaks sellest aru saama ja aktsepteerima enda kõrval ka sellise haigusega inimesi. Ja meil on nüüd otselülitus Raekoja platsiga. Täna õhtul juba mitu korda Tallinna jõulupuu on ümber kukkunud ja siirdume pildis platsile. Palume meie reporteril anda olukorrast ülevaate. Tere, milline on hetkel olukord siis kuusega? Hetke olukord praegu siin Raekoja platsil on tegelikult juba normaliseerunud, kuid tõepoolest sündmused said alguse paarikümne minuti eest, kui juba puu siis sellel hooajal 3. korda ümber kukkus. Teda püüti korduvalt püsti ajada, iga kord võeti puud ka 4 meetri võrra lühemaks, praegu ta on jäänud 18 meetrit lühemaks ja hetkel on ta siis praegu selline. Dendroloogid käisid ja uurisid ja püüdsid põhjust kindlaks teha, miks ta nii sagedasti kukub, aga praegu kindlalt põhjust ei ole, kuid arvatakse, et kui puu tahab siiski aja maha võtta ja pisut pikali heita, siis ei ole meie inimest asi kogu aegselt ka püsti ajada. Nii et täna, kes tulevad inimesed Raekoja platsile, olgem ettevaatlikult ja vaikselt tasa ette, et kuusk magab. Aitäh ülevaate eest ja eetri järg nüüd siis taas tagasi siin stuudios. Looduskaitsjad ja mitmete kohalike omavalitsuste juhid on otsustanud alustada ettevalmistusi uut tüüpi supelrandade rajamiseks, kus puhkajad saaksid koos autoga ujuma minna. Selline soov paistab inimestel olema laialdane. Autod pargitakse suvel tihti veepiirile või kaugemalegi ja kahjustatakse nõnda loodust, kui aga inimeste kasutuses oleksid spetsiaalsed autorannad, siis tooks see probleemile leevendust. Autorannast saab inimene sõita autoga nii sügavale vette, kui ta soovib ja veemõnud kätte saada otse rooli taga olles. Ja veel üks uudis, mis puudutab järgmist suve. Nimelt Vetelpääste koostöös supelrandade omanikega on alustanud juba praegu kõikidele nõuetele vastavate tundmatute kohtade rajamisega. Statistika näitab, et tundmatus kohas armastatakse vette hüpata üha sagedamini ja tavaliselt on huvilisteks mehed. Igas rannas peaks olema 100% ohutu ja vastavalt tähistatud tundmatu koht, kuhu saab julgelt hüpata kartmata traumasid. Tuntud kohtades vette hüppamine ei paku inimestele enam pinget ja esimeses järgus rajatakse 200 € nõuetele vastavat tundmatut kohta. Ja ka kallutatud uudiseid. Eile kell 23 õhtul kallutas kollase kastiga veoks suure koguse lund Tallinnas Villardin 4 maja hoovi ja põgenes. Pool tundi varem aga tahtis uut viinapudelit laualt võtta Kose elanik Mati Meetsev, aga kallutas end voodist liiga kaugele ja kukkus sellest välja. Tagajärjeks halb tuju. Veerand tundi tagasi aga kallutas pea vasakule üks väga tuntud ja tähtis inimene, kes mõtles, et ehk on siiski tõesti aeg noorematele ruumi teha. Ja alustame ka spordiuudistega. Tartumaa Lähtel lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna 2 peamist rivaali mängisid taas väravateta Viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik peetud kohtumised ja väravateta Viiki on mängitud nüüd ühtekokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeliseis muutub aga tuleval kevadel, kui Lähte jalgpallistaadion saab endale esialgu 1, aga 2 aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka Viiki mängida veel 176 kohtumist. Ja nüüd spordimaailma kõige majesteetlikuma ala juurde.
Pingelises võistluses selgus täna hommikul aeroobika kuninganna. Kuninganna tiitlile pürgis 45 võistlejat, kelles žürii valis 3 vooru järel 8 finalisti. Võistlejaid juhendasid tunnustatud treenerid. Žürii hindas parimata sportlikku vormi, harjutuste tehnilist täitmist ja lisaks ka esinemisoskust ja väljenduslikkust. Oma osa mängis ka visuaalne väljanägemine. Aeroobika kuninganna 2011, tema majesteet! Suur tänu, tema majesteet, aeroobika kuninganna 2011. Ja tähelepanu. Pingetelerite ees on kerkinud haripunkti. Jäänud on viimane elamisloa ostuloa loosimine ja selle viimase elamisloa ostuloa saab, vaatame kohe järele, Leemur Kata, 2-aastane isane leemur Mosambiigist. Teile on elamisloa ostuluba ja hinnaga 65 000 eurot ning Stelmach võtab raudselt teiega õige pea ühendust. Aga nüüd tähelepanu inimesed, kes ei tea maast ega ilmast. Kohe vaatame üle ilmateate. Ilmateade ja rohkem vedelat. Päeval külmetab, suvel sulatab. Tere õhtust! Ilma Euroopas kujundab praegu aktiivne madal rõhulohk. Hispaanias ja Portugalis on tuuline alates läänest sajab peamiselt vihma. Briti saartel on ilm enamasti pilves, kuid saju võimalusteta. Prantsusmaal ja Saksamaal pole ühist seisukohta, milline ilm täpselt olla, aga nüüd Eestisse. Eeloleval ööl on oodata ilma jahenemist. Saaremaal on külma 2, Hiiumaal on sooja 3 kraadi. Tallinnas on oodata aga rahet ja tuisku, Tartus on vaheldava pilvisusega soe ilm. Tuulekiirus Valgas jääb samale tasemele Ruhnu saarega ulatudes kuni 20 meetrini sekundis. Lainekõrguseks Peipsi järvel 3–4 meetrit ja praamiliiklus Hiiumaa ja Mandri vahel sujub tõrgeteta. Ilusat vana aasta õhtut teile! Aitäh teile, kallid televaatajad, vaatamast! Sellised olid aasta lõpu uudised ja saadet jäävad lõpetama loomulikult tantsijad, kelleta ükski ETV saade ei sünni. Palun!